siin kubases ja ilusas Sindis esimajas. Esitame teile kauneid jõululaule. Esmaettekandele tulevad järgmise aasta laulupeo ise oma repertuaarist laulud. Teile esinevad Pärnu naiskoori ja audiosegapuu, dirigendid Tiia Vanula ja Tiia Tamm. Soovime teile mõnusat ja toredat kontserti. Tere olemast! Käes on jõulu ootamise aeg ja esimene laul ongi Mari Vihmandilt Jõuluaeg on tulemas. Sõnad on kirjutanud Liivi Eerulis. oli väga mitmekülgne, ta oli helilooja, ta oli internet, instrumentide mängija, ta oli õpetaja, aga ta kirjutas väga ilusat vaimulikku muusikat, aga oli üks ooperite rajajatest, nii et Ave Maria, Giulio Cassini.
kirjutanud kooridele päris palju väga uhkeid laule. Ja Aku Sisas kirjutas 35 aastat tagasi teksti, mis palub Eestimaad hoida. Ja oleme jõudnud sinna aega, kus jõulupalve Eestimaa eest on väga aktuaalne. Nii et jõulupalve Urmas Sisas.
see on Räpina kandist. Riivo Jõgi on sellele toreda ja keerulise muusika teinud. Aga ma pean teile natuke tõlkima seda, sest see on ikkagi sealt Lõuna-Eesti murrakust. Ja räägib see sellest, kuidas neiu jalutab mööda metsa ja kõik ütlevad, et kes see küll on, kes nii ilusat häält teeb. Ja siis ütleb mänd, et see on ja kadakas, et lüüakse kannet ja lüüakse pilli ja keegi ei laula seal. Ja tegelikult on see üks ilus neiu, kes siis paneb oma hääle kõrama ja laulab seal terve metsa helisema. See on väelaul, mis on tellitud Kadri Voorandilt ja Kristiina Ähnilt. Ma tean, et Kristiina, kui ta kuulis, et laulupeol on vaja sellist laulda, siis ta kirjutas kohe 140 sõna, 140 värssi ehk salmi. See on projektilaul ja siis oli tükk tegemist, et sellest niisugune laulu kätte saaks. Igal juhul sina oled kullatera, minu veo peal on nii emad ja vanaemad ja Sul on julge
mina olen Audru segakoorist Maret ja teeme teile Jaani ja Ottoga siia vahepalaks paar omaloomingulist lugu. Esimene lugu ei ole küll jõuludega seotud, kuid on kirjutatud talvel, ajal mil lumi kattis maad ja judu ja ei saanud aru, kas oled maa või taeva vahel. Ja seda see lugu ka, selle pealkirjaga see lugu ongi. Unistustees lendades, ei tea, kas kunagi veel näingi maad. Tõusen õhku, tõstan jalast, et lennata siit sinuga saaks taas. Kogun kõrgust, lendan veel. Möödas kuu ja tuttav linnutee, ei oma tähtsust enam aeg ja see, kas tagasi me üldse tuleme siin maa ja taeva vahel. Võib unustada reeglid siin maa Meie teine lugu on natukene jõulusam, kõlab jõulutunne. On lumehelbeid langemas mu ninale, kuid lumest üksi vähe ei piisa sellest.
on kirjutatud, et ta oli küll osav interpreet ka klaveri ja oreli taga, aga väga vilets laulumees. Kui ta ükskord oma autorikontserdi proovis olla koorile häält andnud, ei tulnud sellest midagi head. Tooni kõrgus olnud õige, aga hääl oli väga kole olnud. Laulik Marju Saar, sõnad rahvaluulest. Tule
tegi meie kohalik vähetuntud helilooja Aaga Kirsi koorile kingituseks laulu Eesti keel. Sõnad leidis ta oma abikaasa Helle Kirsi luuleraamatus ja laulu seadis koorile Elo Keskmine. Vähetuntud autor saadab ise ka bassgitarri.
koorub kirgas valgus. Need, kel osaks saanud rõõm, teavad, mis on kurbus. Teenimatult kibe sõõm laulda harjuda kurbus. Jahedus ja tohutus tundmatus maailmas ringi liigub lõbutus. Hoia teda silmas ning kui oled väsinud ega jaksa loota, ära soovigi siis muud. Jõulupühi kuulete meie koori esitades kahte luulaulu. Esimesele Jõulud meis endis on sõna kirjutanud Jaan Lingi ja muusika loonud Haapsalu helilooja ja muusikaõpetaja Sirje Kaasik. Ja teine laul Jõulud on pärit muusikalist Kevade, mille helilooja on Ülo Vinter ja sõnad on ka Enn